jaoks, ma ei ole nüüd kindel, kas on kellegi jaoks siin, või on see siis, ma lindistan selle või keegi pidi siin olema täna, kelle jaoks see sõnum on. Aga see oli väga tugevalt päev otsa kerkis minu sees esile. Ja see on see sama kirja koht, mis me oleme kogu aeg vaadanud Jesaja kirjas 43, 18, 19. Mul on see TPD tõlkega. Ja siin ta ütleb, lõpeta elamine minevikus, ära isegi mitte mäleta neid endisi asju. Mina teen midagi täiesti uut, midagi enne kuulmatut. See juba tärkab ja kasvab valmid, kas sa seda siis ei märka. Mina teen kõrbesse ja avan teed, teen lahti voolavad ojad, veevoolud kõrbesse. Mida ta ütleb? Ta ütleb, et me peame lahti laskma vanast, kõigest vanast. Me peame lahti laskma sellest, sest kui me lahti ei lase, ei ole kunagi ruumi uue jaoks. Piibel ütleb ka meile, Jumal õnnistab meid nii palju, et me peame vana välja viskama, et uus sisse mahuks. Kui me ei viska vana välja, hoiame vanast kinni, ei saa uus tulla. Ja kui sa läbi Piibli kogu aeg näed seda, kas või Iisrael tuli Egiptusest välja, nad ei saanud kunagi kogeda Jumala uut täiuslikku tahet, kuna nad hoidsid kinni Egiptusest, sest kui rajad raskeks läksid, esimene sõna, mis neil suust välja tuli, küll seal oli tore, küll mul oli tore aeg, mul oli süüa palju, mul oli seda palju, mul oli toda palju ja nad ei jõudnud mitte kunagi, seal oli teatud õnnistus oli, aga nad ei jõudnud kunagi tõotatud maale, sest nad hoidsid kinni vanast. Ja kui me ei lase vanast lahti, ükskõik mis see vana olla võib, ükskõik, see peab olema kustutatud, ära visatud, maha maetud. Täpselt samamoodi, Piiblis on ka lugu, ma nüüd kahjuks mul ei olnud aega täna välja otsida, oli kui kas keegi võttis naise ja tõi kaasa, mis ta kaasa võttis ja peitis oma telki ära. Ebajumala kujud, midagi, mida ta kummardas. Ja Jumal oli vihane, ta otsis taga, ta istus selle peale, Piiblit istus selle peale, ei leitud üles, aga see võttis ära õnnistuse. See tekitas Jumala viha. Ja see on see, ja miks Iisrael ei jõudnud kunagi tõotatud maale, miks nad ei jõudnud, miks ei saanud see uus kunagi tulla, sest nad hoidsid kramplikult kinni, nad mõtlesid vana peale, nad mediteerid vana, küll oli tore, küll oli äge, miks küll, miks sa meid ära tõid, miks see oli? Või Jumal tahab anda meil midagi uut, kas või uut võitmist, uut mis iganes. Ja kui me ei astu välja vanast, me ei loobu vanast, uus ei saa kunagi tulla ja me ei astu kunagi, seal on teatud õnnistus, teatud tundub, tore, aga tihtipeale me hoiame kramplikult kinni vanad või me heiutame neid vanu aegu, heiutame vanu mõtted, heiutame midagi ja kui me seda ära ei kustuta, ei saa uus tulla. Täpselt samamoodi, kui me võtame, kui sa tahad kuhugi minna Jumalaga kõrgele, sa oled jõudnud siia, mis iganes sa oled elus teinud, sa oled siia jõudnud, sa mõtled, ma olen jõudnud valmis. Aga Jumal ütleb, ma tahan, et sa lähed siia. Seal on 2 pilvelõhkujat. Sa oled jõudnud siia tippu, mu eluga on kõik korras. Aga Jumal ütleb, minne teise pilvelõhkuja otsa. See ütleb seda, sa pead kõik minetama selle vana, ütlema, et Jumal, ma olen loobun sellest, ma tulen siit pilvelõhkujalt alla, lähen siia, Jumal, mis ma nüüd teen? Ja hakkad töötama jälle üles koos Jumalaga. Ja selle asemel, ja see on põhjus, miks inimesed ei jõua kuhugi, nad on kramplikud, nad on hirmul või nad ei lase lahti vanast, nad heiutavad neid vanu mõtteid. Või teine asi on see, on näiteks üks lugu, on minust Kenneth Hagen räägib seda või rääkis minu pastor seda, Perri, ta rääkis selle, ma nüüd ei mäleta, kui ma seda loo kuulsin, oli ühes naisterahvas, kes kaotas oma poja ära. Õnnetus juhtus, kurb juhtus õnnetus. 20 aastat hiljem ta ikka hoidis sellest kinni, et tal ei olnud elu. Tal ei olnud elu, sest minu poeg on surnud, miks see minuga juhtus, miks see küll nii läks, ta ei olnud midagi teinud, ma ei mäleta, kas ta tapeti ära või mis seal oli, ma seda ei tea, aga ta hoidis kinni, elu läks edasi, kõik läks edasi ja mis kõige hullem oli selle juures see, ta ei saanud enam läbi käia, inimesed pidid eludega edasi minema. Ja ta jäi sinna üksinda maha, miks? Sest ta ei lasknud kunagi lahti. On asju, mida Jumal kutsub meid vanast lahti. Uus ei saa tulla, aga Jumal ei tee midagi, et lahti lasta. Meie peame tegema otsuse. Kõik vanaga lõpetatud. Ükskõik, mis see on, ma lähen edasi Jumalaga. Jumalal on midagi uut ja paremat. Ta ütleb, et lõpeta elamine kus kohas? Minevikus. Ära isegi mitte mäleta neid endisi asju. Jumal keelab meid mäletada. See sai Iisraelile saatuslikuks. Sellele põlvkonnale sai see saatuslikuks, et nad ei lasknud lahti Egiptusest.
Tihtipeale ka meie ei ole nõus välja viskama vana. Sest see on ju veel kõlblik, see veel on midagi. Jumal ütleb, ma õnnistan sind nii palju, ma tahan sulle anda uue võidmise, pärske võidmise, midagi uut nii palju, aga sa pead välja viskama vana, et uus saaks sisse tulla. Ja see on see, mis oli saatuseks Iisraelile. Nad ei lasknud lahti, sest nii kui raskeks läks, nii kui probleem tekkis, ei olnud juua, ei olnud seda, oli sõjavägi. Miks sa meid siit välja teid? Küll seal oli tore, meil oli liha palju, meil oli süüa palju ja pealtnäha see nägi ilus elu. Aga nad ei olnud aru, et olid orjad, seal oli midagi halba selle elu jooksul. Aga midagi, ja nad unustasid selle halba ära, nad hakkasid kiskuma selle hea poole, oli toit, jook. Aga nad ei mäleta, nad piitsutati. Mis juhtus, sest kui nad jõudsid kõrbesse, neil oli puudus toidust, joogist ja nad ei mäletanud enam, oleks seal piitsutatud ka, võib-olla siis, ma ei kujuta ette, ma ei tea, mis siis oleks, aga nad kogu aeg, et miks sa tõid. Ja Jumal lõpuks ütles, et fine, te ei taha minna, te ei lähe. Aga Jumal sai mõõt täis. Ma õnnistan teid, neil riided ei kulunud, mannat oli ja tuli uus põlvkond, küsis, et meie läheme. Nad olid nõus minema läbi Jordani jõe, nad olid nõus minema Eerikule ümber kõndima, Eeriko maha kiskuma, nad olid nõus minema vallutama raskustele vastu. Ja nad pärisid selle maa, mis Jumal on neile tõotanud. Ja see oli nii tugevalt täna minu sees. Ma praegu lindistan, ma panen selle üles, aga see on kellegi jaoks, ta peab minevikku lahti laskma täielikult. Et Jumal saaks teha midagi uut. Tema võidmine, tema elu, ükskõik on need õnnistus, mis iganes. Uus ei saa sisse tulla, mahtuda, kui vanast ei ole lahti lastud. Ja nii lihtne see ongi. Sest ta ütleb, lõpeta elamine minevikus. Ja Jumal keelab meil elada minevikus. Ära isegi mitte mäleta neid endisi asju, ta keelab isegi mäletada seda. See ütleb seda, me peame hävitama kõik, mis meenutab meile. Täpselt samamoodi, kahjuks ma ei olnud aega üles otsida, see naiste rahvas, kes see oli, ta tuli kuskilt, nad kummardasid ebajumalaid. Ta tuli Iisraeli jumala juurde, ta keeldus lahti laskma ebajumalatest. Ta võttis need salaja kaasa ja peitis need oma telki. Ja Jumal ütles, teil on ebajumal siin ja ta sai vihaseks. Ja ma ei mäleta, selle peale tuli mingi karistus. Nad otsisid tagasi, sest õnnistus lahkus. Me peame lahti laskma minevikus. Täna Jumal teeb midagi uut. Täna on päästepäev, täna on uus päev. Ja kui me tahame Jumalaga minna kõrgemale, me peame tegema otsuse, ma tulen sellest alla ja Jumal, mis sa tahad teed? Meil on vaja, näiteks kui sa räägime maailmast sellest nagu, inimesed teevad karjääre, oled kuulnud? Karjääritegu. Mõni on jõudnud siia oma tippu ja vaatab kõrval pilvelõhku, et see on nii kõrge. Jumal, et ma tahan, et sa läksid sinna pilvelõhku otsa. See on uus ususamm. Nagu ta rääkis kogu aeg, Jerry Savelliga rääkis kogu aeg. Jerry ütles, ma olen rahul oma eluga. Mul on nii hea. Ja ma ütlen, aga ma ei taha, et sa rahul oleksid. Ma tahan, et sa läheksid edasi. Sest rahulolu teeb sind loisaks. Ja Jumal on siis tal alati uue ja suurema. Uue ja suurema. Aga see eeldab seda, et meil tuleb lahti lasta vanast. Ja Jumal ei isegi luba mäletada neid asju. Ja eriti, kui me räägime neid, mis Jumalast eemale tundab, mis meile depressiooni tekitab, mis meile ükskõik mida. Me peame lahti laskma, sest kui me ei lase vanast lahti, Jumala vaim, Jumal ei mahu siia juurde. Ta ütleb, et ma annan uut nii palju, et vana tuleb välja visata. Ta ütleb, teil tuleb välja visata. Meil tuleb vana välja visata. Ja see on nii tugevalt päev otsa minu sees olnud tänast see sõnum. See on kellegi jaoks. Haara sellest kinni, Jumal tahab midagi suurt ja võimast teha. Aga kui me ei lase lahti vanast, uus ja võimas seda tulla ja me heksleme ja kõnnime 40 aastat kõrbes ja mõtleme, küll on tore, küll on meil mannad, küll on meil tervist, küll on meil riideid, aga mitte midagi vägevat ei ole. Sest nad ei olnud nõus lahti laskma Egiptusest. Nendest ebajumalatest, kõigest sellest, mis Egiptus pakkus. Ja Jumal pidi ootama uusi inimesi, kes olid nõus minema läbi Jordani jõe, kes olid nõus minema läbi Eerika müüride, kes olid nõus minema vallutama. Sest see ei olnud kerge tee, kuhu nad läksid, saad aru? Aga kui nad läksid, Jumal oli nendega, Jumal tegi üle loomuliku, nad pärisid maa. Ei mingit horjust, ei mingit nälga, küllus.
Ja see nii tugevalt täna tuli üles minu sees. Kellel iganes on, võta vastu, tee, sest Jumal tahab sulle midagi uut ja paremat. Aga kui me lahti ei lasta minevikust, isegi me peame loobuma isegi mäletamast. Kui me seda ei tee, Jumal ei saa tulla täies hiilguses. Nagu võrdle siis ennast või Egiptusega, istusid 40 aastat kõrbres, sõid mannat, tundsid tervena, elasid oma tilgis, pilvesamast, tulesamast, midagi oli, tundus nagu hea, aga mitte midagi võimast ja vägevat. Amen? Halleluja. Paar näidet, mis Jumal tõi veel esile nagu sellest, kui me räägime vana väljaviskamisest, on see, et lihtne näide, ta tõi välja, et räägime, et sul on budist või mingi siuke või keegi on kinginud sulle pudakuju, mis maksab nii palju, ta on nii väärtus, see paks mehike, keegi teab maksumehikest, on ja nüüd me anname elu Jumalale. Ja mul oli 10 tükki neid. Üks oli siuke suur, teine oli siuke. Ja nüüd, aga üks on siuke pisikene. Ja siis mõtlen, ma selle pisikese ikka jätan alles veel. Ma panen selle sinna, ma panen küll ta sinna sahtli ära või ma panen ta kapi nurka ära. Aga mis see teeb seda? Aeg-ajalt lähen vaatan. Ja mis see teeb? Ma meenutan, kes ma olin ja kus ma tulin. Aga Jumal ütleb ära, isegi meenuta seda. Või räägime alkoholikust, on ju. Et ma nüüd suured pudelid viskan, aga selle pisikese lapiku ma panen ikka kappi endale. Et kui ajad lähevad raskeks ja mul on kurb olla, siis ma lähen vaatan seda. Ja mis see teeb? Sa hakkad meenutama. Eriti rasketel aegadel on kurvad ajad. Küll oli tore, küll mul olid sõbra, küll me jõime koos, küll me käisime seal, küll me tegime. See on see, mida Jumal ei taha. Sest kui me seda teeme, kui miskit on, mis meenutab meile midagi, ja kui me räägime just sellest negatiivsest poolest, saad aru, me oleme kuskilt välja tulnud. Ükskõik, mis elus on juhtunud. Jumal tahab hakata tegema täna, praegu uut midagi. Ja kõik, mis meenutab vana. Ja väga hästi, see, millest sa tahad lahti saada, näljuta see surnuks. Ära toida seda. See on täpselt see sama lihtne näide, viimane näide on see, et sulle käib hulkuv kass ukse taha. Sa vaatad seda hulkuvat kassi ja ütled, ma ei taha, et sa siia tuled, kao minema ära ja siis sa paned talle toitu sinna. Mis sa arvad, mis ta homme teeb? Mine ära siit, ma ei taha siit. Jeesuse Kristuse nimel jäta mind rahule. Aga võta toitu. Ja sa toidad ja seni, kui seda toidad ja joodad, on alati platsis. Ja ükskõik, mis asi me elus, kõik, mida me toidame, joodame, on alati seal, on see mingi kurmälestus, on see mingi ükskõik midagi, mis tõmbab meid Jumalast eemale, mis üritab hävitada meie elus, mis iganes see on, me peame, Jumal ütleb, et näljuta surnuks, muidu mina ei saa tulla ja teha uut su elus. Ja see uus on palju parem. Me peame usaldama, et see on palju parem. Amen. Sest Jumalaga ütleb, ma viin su ausse kõrgemale. Meil tuleb usaldada Jumalat. Sest kui Iisrael läks tõotatud maale, seal olid hiiglased, seal olid kõik need, kes nad iganes seal olid, vilistid, asjad. Seal olid Jeeriko müürid. Nad olid nõus minema ja kõndima müürida. Nad võin tagasi minna Egiptusesse. Küll on tore elu, küll on ilus elu. Ei, Jumal tahab viia meid ausse. Aga see kui me ei lase lahti ja hoiame midagi kinni. Me ei jõua kunagi. Aga see on põhjus, miks meelevald ei tööta. Täpselt see tänane hea jutlus. Meelevald. Selles kassi mõnitab, et miks see kass küll ära ei lähe? Ma kasutasin Jeesuse nime, ma olin jalaga vastu maad, ma tegin kõiki neid asju, või räägime oma emotsioonidest, ükskõik, ma tegin kõiki neid asju ja siis me toidame emotsioone, mis tekitab meile seda. Jumal ütleb, hävita ära. Jumal käskis hävitada kõik ebajumalad.
kõik viljakus, ta ütles, hävita ära kõik, ära mäleta isegi neid. Ja ma teen midagi uut, midagi võimsamat ja paremat. Amen.